Nüüd järgnevalt räägime kopeerimisest, teisaldamisest ja andmete kustutamisest. Ehk siis kuidas mul on võimalik võtta mingisugune kogus juba olemas olevaid valmis andmeid ja kopeerida näiteks neid siin kas siis töölehe sees või teisele töölehele või hoopistükkis näiteks teise faili, teise töövihikusse. Esimene liigutus, mille te peaksite tegema, on siis see, et te peaksite ära märkima need andmed, mida te soovite kopeerida. Ehk siis tegema need lahtrid aktiivseks. Teise liigutusena võite siit üleval tööriista riba pealt kasutada kopeeri nuppu, mis järel siis valitud ala võetakse spetsiaalsesse puhvermälusse. Ja nüüd teine osa siis kopeerimise protsessist on see, et te lähete sinna kohta, kus te soovite kleepida need andmed. Näiteks ma sooviksin nad panna täiesti uuele töölehele. Klõpsan siia plussmärgi peale. Ja nüüd uuel töölehel aktiveerin lahtri, kuhu ma nad asetan. Ja lahtri valikul tuleks siis lähtuda sellest, et alati tuleb valida kopeeritava ala ülemine vasakpoolne nurgalahter. Ja seejärel võtan tööriista ribalt nupu aseta. Ja nüüd ongi see sama tabeli osa asetatud. Kui te olete midagi kopeerinud, siis asetada võib mitu korda. Veel kord aseta. Ja täpselt samamoodi toimib see ka kahe töövihiku, kahe faili vahel. Ehk siis näiteks võtan siit alt lahti teise töövihiku ja klõpsan ka siin nupule aseta. Et näete, et erinevus siin ei ole. Nii et kopeerimine siis LibreOffice kalgi sees, kas siis töölehtede vahel, ühel töölehel või kahe faili vahel on täiesti ühtemoodi.